Te kuulate Türi valla taskuhäälingut. Nii, tere tulemast kuulama Türi valla taskuhäälingu saadet. Minu nimi on Tiina Lipand ja täna me oleme tulnud külla Anu Pingile Saara kirjastusse. Tere, Anu. Tere. Räägi meile natukene Saarast ka, Saara kirjastusest, et mis te siin teete ja mis me siin ümber kõik näeme? Saara on juba päris eakas neiu. Et vanust on juba 23. Ehk siis aastast 2002 on Türil selline väike asutus nagu Saara kirjastus. Ja mis sa siin igapäevaselt või mis te siin teete igapäevaselt? No, põhiliselt me teeme muidugi raamatuid. Seda ütleb juba pealkiri. Aga jah, me tõesti teeme eelkõige, võib-olla need meie oma raamatud on kõik käsitööraamatud. Et me sellega alustasime ja me oleme nende liistude juurde jäänud ka. Ja me teeme siis selles mõttes selliseid algupäraseid käsitööraamatuid, et me midagi ei tõlgi ja me midagi kuskilt väga ka ei refereeri. Ehk siis kõik, mis sinna kante vahele saab, sellele kõigele eelneb selline üsna pikk uurimistöö. Ja selle tõttu ei tule neid raamatuid siit ka üleliia palju. Aga lisaks nendele oma käsitööraamatutele me muidugi teeme ka tellimusraamatuid, millest ka suur osa on tegelikult rahvakunsti raamatud, erinevaid rahvarõivaid tutvustavad, etnograafilisi esemeid, aga siis ka kõik muu, alates külaraamatutest ja lõpetades, ma ei tea, kooriühingu brošüüridega. Kui suur Saara kirjastuse pere on? Meie pere on niimoodi, et siin, ütleme niimoodi, et siin koha peal hetkel võib meid kohata umbes 5 inimest. Aga tegelikult, kui meie palgaleht välja võtta, siis selgub, et meid on ikkagi natuke rohkem. Ehk siis meil ei ole niimoodi püsivalt siin kohal ühtegi keeletoimetajat, muidugi autorideks, kellega me ju vahepeal väga tihedalt suhtleme ja selles mõttes me peame neid nagu endi hulka kuuluvaks, aga nad otseselt siin koha peal ei tööta, nii et see on päris keeruline küsimus, et mitu meid siin on. Ütleme siis, et 5. Et meie selja taga on näha ka, et siin on karpides on lõnga ja raamatunäidised on siin selja taga. Et minu arust on see Saaras hästi tore, et Saarast ei saa osta kunagi tavalist punast lõnga ega tavalist sinist, vaid Saara pere on pannud lõngadele väga ilusad ja kaunid nimed, et minu arust kõige toredam nimi, mis sa ühele lõngale oled pannud, on see tumevalge. Ja et siin on kirsipunast ja kirepunast ja järve ja meresinist ja kullerkupu ja nurmenuku kollast. Ma arvan, et sa saaks seda nimekirja veel praegu jätkata. Ja see nimekiri on hästi pikk, aga tegelikult see lõngade pakkumine on iseenesest võib-olla selline natukene veider asi. Ja millest see alguse sai? See saigi alguse tegelikult sellisest raamatust nagu Meite Muhu mustrid, selline suur, paks ja võimas Muhu käsitööd tutvustav raamat. Ja kuna muhulased kudusid ülitihedalt, siis kui see raamat ilmus, inimesed hakkasid meie käest kohe küsima, et no teil on siin need mustrid ja kõik asjad, et kuduge muhukinded, aga millest me neid siis koome? Et ei ole ju nii peenikest lõnga ja päriselt ka ei olnud nii peenikest lõnga. Ja siis me otsisime, no ausalt öeldes ma käisin isegi kammisin Rootsis näiteks lõngapoode, et kust leida siis sellist lõnga, mis oleks nagu vanaaegne lõng, kraaslõng, aga peenem kui see, mida Eestis toodeti sel hetkel. Ja siis me need lõngad ikkagi lõpuks leidsime. Neid tootjaid ei ole väga, väga palju. Ehk siis ka laias maailmas sellist lõnga tehakse vähe. Ja me hakkasime neid maale tooma ja siis oma veebipoes pakkuma koos raamatutega ja kõigil nendel tarvikutel ja lõngadel mu selja taga on siin selline imelik ühine nimetaja, et need on nagu nii-öelda nagu memme musiga lõngad. Ehk siis need on lõngad, mida raamatu autor soovitab mingi konkreetse asja tegemiseks. Ehk siis täiesti personaalselt valitud. Näiteks Haapsalu salli lõnga me pakume ainult ühte, mida Siiri Reimann, raamatute autor, soovitab. Ja seda toome Itaaliast. Ja Haapsalu salli lõngade värvivalik on ju ka tohutult suur. Ja aga need värvivalikud, me ei saa ju niimoodi müüa, kuidas me müüme niimoodi, et lõng number 742. See ei paku ju mingisugust emotsiooni ja see ei jää mitte kellegile meelde, aga meie sõpradel või klientidel, kes meie käest lõnga ja raamatuid ostavad, nad teavad täpselt, milline näeb välja hele tumevalge.
või iduroheline või iduroheline või öömere sinine või kõigil on see teada. Meil endal on ka lihtsam niimoodi. Sest minu arust ongi see tore, et tegelikult üks mingi müügikoht kindlasti sa arvaks, et see on kõige lihtsam variant see, et on lõng 1, 2, 3, 4, 5 ja niimoodi ta läheb, aga ma ütlen, et see on nii ilus. On seal kodulehel inimesed, kes neid lõngu kasutavad, on ikkagi sellised emotsionaalsed inimesed. See töö ongi selline emotsionaalne, et ei saa, et ma võtan kinda jaoks lõnga number 278. See on igav. Palju paremini kõlab kullerkupu kollane ja see, et see on väga armas. Ja, või mingi mutikarva näiteks. Jah, me teame neid värve, neid saab minna vaatama ja tulla siia ka ilmselt vaatama. Aga see põhjus, miks me Anul täna külas oleme, on see, et 14. veebruaril olid sina selle 203 inimese hulgas, kellele Alar Karis andis üle teenete märgi. Ja sinu kohta öeldi, oli seal tabelis, oli sinu taga kirjas, et Anu Pink, rahvusliku käsitöö edendaja Valgetähe 5. klass. Mis tunne see on, kui president annab sulle teenete märgi? No ütleme nii, et väga uhke. Päriselt keegi ei oota midagi sellist. No keegi tee mingit tööd sellepärast, et mingit sellist saada teenete märki ja ammugi, no see on ikka väga ootamatu. Päriselt. Et seda ei oota sellel päeval, et täna võib olla see päev. Aga see sinu teadasaamine oli ju ka hästi tore nii-öelda sündmus, mida te jagasite ka siin, et see on siis nagu siuke ehmatus ja selline rõõmusmeel, aga ütleme, kui päeval olid juba, sa said seda juba natukene seedida ja esimesed õnnitlused olid saadud, või mis tunne sul täna on nüüd, kui sellest on juba natuke aega möödas, et ikkagi uhke tunne, et keegi on sind märganud? Ühtepidi muidugi on see alati on ääretult armas, kui keegi märkab, mida sa teinud oled, aga teisalt ma ikkagi arvan, et see tunnustus on nagu palju laiemale ringile. Et tegelikult nagu väga laialt võttes ma nagu arvan, et see on tunnustus tervele sellele valdkonnale, milles ma tegutsen ja teisalt ka siis tõesti kolleegidele ja lõpuks ka nendele 250 aasta tagustele naistele, Eesti naistele, kelle loomingut ma võib-olla täna vahendan siis inimestele. Nii et sa jagad oma seda teenetevärki tegelikult väga-väga suure hulga inimestega. Ma ei oska niimoodi mõelda, et see on nagu ainult mulle, mina olen selle teinud, ei, see jah, ei. Ja muidugi see tuleb ootamatult ja kui sulle midagi sellist, niimoodi öeldakse, nagu see juhtus, siis vahel televiisorist vaatad, et kuidas nad siis nagu niimoodi reageerivad, aga see ongi veider. Et inimese esimene reaktsioon võib olla selline, et ei ole, mis te teete? Nüüd pärast hakkad mõtlema, kes teeks siukest nalja? Et tuleks kellegi juurde ja ütleks, et sa said teenete märgi, kui seda päriselt ei ole juhtunud, et keegi ei tee ju sellist nalja. Aga reaktsioon on ikkagi selline, nagu päriselt oleks keegi tulnud nalja tegema. Jah, sest kuna see on ilmselt ka nii ootamatu. Ei, see on täiesti ootamatu, sa ei oska seda nagu sellist asja ette näha küll mitte. Aga märgi sa said kätte, et kas selle märgiga antakse kaasa ka nagu selline juhend või et mis võimalused sul on seda kanda, et kui nüüd oli vabariigi sünnipäev, siis sul oli see uhkelt rinnas Türi kultuurikeskuses ja see oli väga, väga ilus ja väga väärikas, aga mis võimalused sa veel näed, et sa saad seda kanda? Ma arvan, et võt ei tea, jah, sellega käib kaasas tõesti statuut, et kuidas seda kandma pead, et see peab olema pidulik sündmus ja et see tuleb vasakule poole rinna peale panna ja mis kõik veel, eks ju, kuidas mehed ja kuidas naised ja aga ma ei tea, ma arvan, et ma ei ole vist see inimene, kes seda väga nagu lahkelt kanda julgeks üldse, sest see tõmbab ikkagi tähelepanu ja ma ei tea kuidagi, ma arvan, et see on nagu väga väärikas ka täiesti olema lihtsalt karbi sees. Võib-olla tõesti vabariigi aastapäev on siis see koht, kui ma ta võib-olla siis rinda panen. Aga nüüd siuke isiklik küsimus ka, et kodus on ta sul karbi sees ja kuskil ehete juures või on ta sul kodus ka kuidagi ikkagi? Sest tegelikult ma ju tean sind, sa ei ole päris selline inimene, et sa võtad õhtul selle välja ja mõtled, et küll mul on ei, ta praegu jah, tal ei ole veel tekkinud mingisugust kindlat kohta, ma ei teagi, kus nii väärikat. Ta praegu on küll tegelikult jah, Kultuurkapitali kuldse muna kõrval ilusasti. Ilusa koha peal on kõik asjad.
et sa juba ütlesid ka, et noh, et sa ju teed nagu tegelikult iga päev nagu oma tööd ja sa ei mõtle selle peale, et noh, nüüd võiks saada ka mingi autasu ja sa noh, oled nagu jagad seda kõikidega, et aga kui me nüüd võtame seda laiemat pilti, et noh, et sa töötad Saara kirjastuses ja toimetad siin raamatuid, siis sa käid väga palju koolitusi andmas üle Eesti. Sa õpetad Viljandis. Mis sa veel teed? Ma arvan, et Türi inimese jaoks ma olen võib-olla niimoodi vanades mälestustes ikka käsitööõpetaja. Ja legendaarne. Et noh, kas jah, nagu selles mõttes nagu ikkagi mäletan ise ju ka oma armsaid õpilasi, kes küll jäävad nüüd tõesti aastakümnete taha juba. Aga hetkel ma tegutsen eelkõige ikkagi siin Saara kirjastuses, aga see töö on nagu see raamatute koostamise, toimetamise või kirjutamise töö, et see tegelikult viib mind ikkagi siit 4 seina vahelt välja, et ma päris tihti istun Eesti Rahva Muuseumis hoopiski, uurides mingeid vanu esemeid seal või kuskil muu arhiivi asju saab küll õnneks kodus praegu uurida, et teed veebis lahti mingid arhiiviallikad ja saad neid uurida, aga päris tihti siis olen ma koolitaja. Et ühtepidi kõikvõimalikes Eesti Rahvarõiva koolides, Tallinnas, Vooremaal, Saaremaal, Keilas, see on tõesti üle Eesti töö, Viljandis. Ja siis ka kõikvõimalikke selliseid väiksemaid, eelkõige ikkagi siis kudumiskoolitusi. Et sukad ja kindad ja... Ja et kuna ma olen Eesti Rahvakunsti ja Käsitööliidu kudumisalane mentor, see on selline kummaline amet, et siis saab mind nagu kuhugi maakonda tellida näiteks koolitust tegema, 5 või 10 tunnist koolitust. Ja nende käigus olen ma siis erinevatel teemadel tõesti teinud koolitusi, viimased on siin olnud Pärnu Jaagupi ja Vigala ja Muhu ja et see on jah nagu nii, et ma tegelikult sõidan päris palju. Aga need koolitused on, eks ole, hästi populaarsed ja sa näed, et inimestel on huvi selle selle käsitöö ja pärandtehnoloogia vastu. Päris täpselt ei tea, kui palju võib olla näiteks neid inimesi, kes ukse taha jäävad. Et kui on näiteks Eesti Rahva Muuseumis minu koolitus või kuskil, ma ei tea, kui ma ütlen, et sinna mahub 12 inimest, siis ega ma ei tea ju, mitu tükki ei mahtunud. Aga inimesi on ikkagi jätkunud ja lisaks nendele sellistele üksikkoolitustele ma siis ühte õppeainet, nüüd tõesti ainult enam ühte, annan ka Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias. Et see on siis õpetajakoolituse grupile. Et natukene olen siis nagu veel selline õpetajaga, kes hindeid paneb. Et koolitustel tavaliselt ei tule hinnet panna kellegile. Et sealt saab inimene tunnistus ainult. Aga mu viimased tööd on tegelikult lisaks koolitustele olnud veel siis sellised hoopis sellised loengu vormis. Et tellitakse kuskile Rahvarõiva konverentsile näiteks loeng päris pikka aega ette ja siis ma tõesti teen erinevat uurimistööd ja valmistan siis seda loengut ette. Et just eelmine nädal oli siis Viljandis 3. Rahvarõiva konverents, kus sain loengut pidada. Ettekannet teha. Et see tegelikult mõjutad hästi palju inimesi ikkagi üle Eesti? No ma ei tea, ma arvan, et inimesed ikkagi mõjutavad ennast ise oma huvidega, et selles mõttes, et ega keegi ei saa nagu kõrvalt nagu mõjutada. Võib-olla see on nii, et kedagi, see on muidugi väga hea tunne, kui sa kedagi innustad, kui sa näed, et keegi nagu avastas, et et see on midagi põnevat, mida sa praegu kuuled või see on väga midagi huvitavat, mida sa praegu õpid tegema. Sest ma olen alati öelnud seda, et üks asi on see, kui sa nagu midagi uurid või lihtsalt räägid, aga käside puhul on nagu see, et ma ikkagi püüan uurida seda, kuidas tehtud on mingi asi ja siis seda vahendada. Ütleme nii, et mingid vanu töövõtteid, mis tegelikult on juba unustatud, mida enam keegi võib-olla ei kasuta, et sa siis uurid neid ja üritad neid siis kuidagi nagu niimoodi edasi anda. Vahet pole kas raamatu kaudu või otse koolitades. Sest mina võin öelda küll, et minu arust oled sa, ma tahaks öelda ikkagi paljudele väga suureks eeskujuks ja väga suureks mõjutajaks, et mitmed inimesed on tänu sinule uuesti vardad kätte haaranud. Ja siis on üks väga suur hulk
inimesi, keda sa tegelikult mõjutad, 200, üle 200 on Kudujate koopiaklubi, mis tegutseb Facebookis ja mis on toonud ka viimastel aastatel väga palju uusi või olnud väga palju pildis oma erinevate näituste ja kinnaste kinkimisega. Jah, no ütleme siis nii, et neid inimesi on seal hetkel 308. Sa tead väga täpselt jälle. Ei, ma lihtsalt kuskile pidin seda just äsja ütlema. Siis ma vaatasin, et on 308. Kõik neist kindlasti ei ole väga aktiivsed, et osad on nagu ka võib-olla sellised, kes ainult seal vaatavad ja loevad ja tegelikult me ei tea, et kas neid see nagu, kui palju nad ikkagi selle hingest seotud on, aga neid hingest seotud inimesi on ka umbes 100, ma pakun. Et jah, see on selline juba aastast 2013 tegutsev kinnine klubi. Ja väga salajane klubi. Aga ta nii väga salajane selles mõttes ei ole, et me ju tegelikult, meil on ikka selline avalik väljund ka, et me oleme teinud päris mitmeid väga võimsaid näitusi, näiteks Eesti Rahva Muuseumis ja siin mujalgi, et selles mõttes see tulemus või see ikkagi jõuab nagu avalikkuse ette ka aeg-ajalt. Ja 24. veebruari on ju Kudujate koopiaklubi kuulutanud kirikinnaste kandmise päevaks, mis on ka minu arust väga palju positiivset tagasisidet saanud ja inimesed kannavad oma kirikindaid. Eesti kindaid muidugi võiks ju kogu aeg kanda, kui on talv. Need on lihtsalt niivõrd ilusad. Ja arvestades meie ilma, saaks neid ka jaanipäeval kanda. Me oleme tõesti 3 aastat seda teinud, et me oleme kutsunud inimesi 24. veebruaril siis kandma ehtsaid Eesti kindaid ja sellest ka pilte postitama või videosid. Vahel inimesed küsivad mu käest, et mis need Eesti kindad on? Kas need on sinimustvalged? See on esimene mõte nagu. Ja siis ma peangi rääkima, et tegelikult ei ole, et meie sinimustvalge lipp on ju palju hilisem nähtus kui meie kindad. Et sinimustvalgeid kindaid on ülivähe nende vanade Eesti kinnast hulgas, aga need mustrid on tegelikult väga uhked. Sest see värvigamma on ju väga lai. Eestlased oskasid üli hästi kududa ja igasse mustrisse ilmselt pandi mingi oma selline loominguline idee kunagi. Et tegelikult on see kõik väga põnev maailm. Ja väga tore kanda ka praegu, eriti kui sa saad seda kuidagi oma juurtega siduda. Et kui sa nagu tead, et need kindad on pärit sealt, kust võib-olla sinu esivanemad. Siis on nagu võtad näiteks mingi sellise kinda, see on Pärnu Jaagupi kinnaseks. Et ma arvan, et kui ma oleks nüüd Pärnu Jaagupi naine, siis mulle ikka väga meeldiks neid kanda. Ja kannad uhkusega. Jah, kannaks uhkusega. Aga Kudujate koopiaklubi on kinkinud ka viimastel aastatel olulistele inimestele kindaid, et 2003. aastal alustasime, või kuna mina kuulun ka Kudujate koopiaklubis, siis ma saan öelda, et me alustasime peaaegu, aga et Alar ja Sirje Karis, et kus see mõte tuli? See oli ikka 2023. Jah, 23. Et kust see mõte tuli? See mõte kuidagi niimoodi, ma isegi ei tea, see küpses koos selle sama üleskutsega, et kanname 24. kõik ehtsaid Eesti kindaid. Neid, millesse vanasti eestlased uskusid, et need toovad õnne ja kaitsevad meid kõige kurja eest. Et keegi ei läinud kirikusse ilma kindata või isegi kohtumajja ei mindud ilma kindata. Ja siis tuli nagu mõte, et mis oleks, kui selle üleskutse käigus siis hea tahte märgina kingiks kellegile ja kindad, kes võib-olla nad ka ehk kätte paneb ja võib-olla seda üleskutset oma armsa kindaste kandmisega veelgi süvendab. Esimeseks tõesti saigi presidendi paar, nad ka kandsid neid kindaid toredasti. Oli neid näha nende kinnastega. Ja siis sai Martin Herem. Jah, ja järgmisel aastal saigi kindad siis Toivo Tänavsuu. Jah. Nii et igal aastal me oleme, aga see ei tähenda seda, et me ainult neile oleme kindaid kinkinud. Selles mõttes, et koopiaklubi liikmed ise on väga palju kindaid kinkinud oma sõpradele ja lähedastele ja see isegi. Jah, et ma selles mõttes saan selle isikliku siia sisse tuua, et ongi, et ega mina ka, kui ma alustan mingit uut kinda kudumis, mul ikkagi peas on juba mingi mõte, et kellele ma saaks selle kinkida või siis kui tõesti on lihtsalt tore kinnas, et kood ära, et siis näiteks nüüd enne viimast vabariigi aastapäeva siis mul õnnestus ära jagada oma 3 kindad, anda headesse peredesse, et nad saaksid ikkagi õue ja neid oleks nagu kanda. Et ega koopiaklubis on üsna vähe ilmselt neid naisi, kes koovad
raha eest või kes koovad müügiks, neid on ka. Ja tegelikult see on tore, sest need inimestel on võimalik osta ka ikka kindaid. Aga ma arvan, et enamus koob seda lihtsalt lustist ja see tohutu uurimistuhin, et nagu uurida välja, et näiteks praegu meil on ju selline tegevus seal, et me koome neid kindaid ja sukki ja kampsuneid, mis on kuskil kaugel muuseumis. Et me koome neid koju. Et me koome neid nagu koju. Need kindad siin on näiteks Budapestis viidud sinna eelmise sajandi alguses Eesti kindad. Keegi neid seal ei näe, nad on seal kuskil fondi riiulil, aga nüüd nad on siin päriselt olemas. Keegi võib nad kätte panna. Et see ongi, et kuidagi, võib-olla see on minu Facebooki ja Instagrami algoritmid on ka nüüd aru saanud, aga ongi, et minule tundub, et praegu, et see on kuidagi täiesti niimoodi läinud suure lainena, et kui vaadatagi neid pilte, kus vallajuhid ja kõik käivad praegu, käisid vabariigi aastapäeval nendel mälestusmärkide juures, et siis tegelikult väga-väga paljudel olid need nagu kootud kindad käes ja et see on nagu väga eks muidugi võib ka märgata vastupidist, et nagu väga paljudel veel arenguruumi on siin kõvasti. Ja ma arvan, et ega seda ei saagi niimoodi jõuga teha, et inimene peab nagu ise tajuma, et oi kui äge, et ma võtan need, et ma olen siin Türil, ma võtan need vanad Türi mustriga kindad, mis kunagi ammu on kuskilt Änarist kogutud katkiste kinnastena aastal 1900 on saadud ja siis on juba olnud 50 aastat vanad ja et siis ma nende järgi teen endale kindad. Et nagu siis võib-olla inimene tajub seda sidet. Aga kui see siin, need juured ju igat üht kahjuks ei huvita või võib-olla mingi vanusega hakkavad need huvitama. Aga siiski väga palju noori on ka selle kampaaniaga kaasa tulnud. Ja sõpruskonnad et tehakse pilti. Isegi koole ja seltskondi, perekondi, mis iganes. Et selles mõttes on hästi tore. Ja väljaspool Eestit ka. Eestlased, kes ei ela Eestis, et nemad kuidagi tajuvad seda eriti armsalt, et tal on mingi päris Eesti asi. Kindad ja saavad seda jagada. Mis see, kuna see ongi ka üsna palju on mõjutanud, aga mis see su unistus oleks või mis saaks nagu selle pärandtehnoloogia või mida saaks nagu, kas sul on mõni siuke suur unistus, kuhu see võiks minna või mida? Unistus. See on ühte unistust on isegi keeruline välja tuua, aga ma arvan, et võib-olla me oleme jõudnud varsti sinna maale, et selline nii-öelda aeglane mood, et aeglased ja päris asjad. Need ei pea olema võib-olla alati ise tehtud asjad, aga päris asjad jõuavad meieni. Et meie ahmi endale mingit temust kuskilt nagu seda värvilist asja endale ümber, mis kohe võib-olla laguneb, millega meil pole mingit hingelist seost ega sidet, me viskame selle sama targalt minema. Kui sul on nagu selline kinnas, mida sa oled siin mingi 80 tundi kudunud, siis sa oled kellegile kinkinud selle aja, selle oma armsa aja. Ja siis on isegi nii, et kui siia tulebki väike auk, tegelikult ma ei viska ju neid minema, siis ma parandan ilusti selle augu ka veel ära ja ikkagi nad jäävad. Et ma ei oska öelda, võib-olla selles on ka mingi võti nagu mingi tohutule ületarbimisele. Et asjad, mis mul on nagu päris asjad. On püsivad ja sa tead, kus nad pärit on ja kes nad teinud on, eks ole. Aga see on ainult siuke üks unistus, et igasugu unistusi võib ju olla. See on väga ilus unistus. Sa ennem natukene mainisid ka juba seda, et siin Türil võib-olla väga palju olegi, et sa käid muuseumites ja kõik, aga mis see on sinu raamatute ja üldse selle töö juures, mis on nagu üsna mahukas, aga mida inimesed nagu ei märka või ma ütlen sulle väikse vihje, et siuke detektiivitöö või midagi, siis sa saad aru, millele ma tahan jõuda. Ega tegelikult ju märkabki ikkagi seda konkreetset asja, eks ju. Ma arvan, et kui inimesed näevad, et raamatus on muster, siis nad saavad aru, et keegi on selle mustri teinud, maha võtnud, kontrollinud. Aga mõned asjad on ka sellised, mis tõesti näha ei jää. Näiteks toimetajanagi või kirjutajana. Mina olen selline hull nuhk, et ma tõesti kontrollin üle ka kõik muuseumi andmed.
et esemed on muuseumisse kogutud eelmise sajandi alguses. Enamasti on nad sinna jõudnud nii, et tuli üks noor tudeng, meesterahvas, läks koju kellegile vanemale naisterahvale, kes rääkis murdekeelt ja siis ta sai need kindad või sukad või särgi või asja sinna muuseumisse ja pani kirja kõik nende kohta. No ta pani kirja selle kuulmise järgi ja siis ta pani selle veel kirja, siukse käekirjaga vihikusse, nagu tal oli. Nüüd täna on siis tulnud see hetk, kus tema see vihik on võetud ja see on ära digitaliseeritud. Ehk siis on tulnud keegi moodne inimene, selle 100 aastat tagasi tudeng olnud noore käekirja järgi on ta siis selle üles kirjutanud. Ja võt selles mõttes, ega me väga ei saa nüüd seda usaldada alati. Et muidugi, mis meil üle jääb, aga ma olen ikkagi nui neljaks üritanud mitte usaldada ja püüdnud kõiki asju üle kontrollida. Vahel see muutub täitsa veidraks, et ma üritan kõikidele kudujatele, kelle nimi on antud, leida kiriku raamatutest, mis iganes kohtadest, et kas see inimene ikka elas, kas see küla ikka oli siukse nimega, kas siukest talu üldse oli olemas. Ja ma toon ühe veidra näite, et üks esimesi asju, mida ma vaatasin, et kontrollin ja Ridala kihelkonnas kootud kindad, kootud Rohu külas. Ja otsin, no ei ole sellist küla. Ei ole sellist küla. Mul läks ikka kõva pool tundi. Siis kaartidelt ja neid külasid. Ja ma otsin ajaloolistelt kaartidelt ja ajaloolistest kohanimedest ja mis iganes kohtadest. Ja mõtlesin, et kas see on nüüd viga või mis see on. Ja siis kuni mul siis nagu jõudis kahe kõrva vahel, et jah, meil on küll seal selline küla. Selle nimi on Rohu küla. Et ja siis muidugi sa parandad ju sellised vead, eks. Ega inimene, kui ta seda raamatut näeb, ega tema ei tea, mis seal ennem oli. Et seal oli Rohu küla. Sest miks ma seda küsisin, siis, et kuna mul on olnud... Sellised asjad ongi, vahel ajavad ennast ka naerma muidugi. Et kuna mul on olnud rõõmsu töid natukene jälgida, siis ma olengi näinud seda pealt, kuidas sul on kirikuraamat lahti, sul on kaardid lahti, siis on, et kas see inimene sai, oli ta üldse nii vana, et ta sai selle kududa, et seda on kõrvalt alati hästi huvitavalt vaadata. Et aga sa praegu uurid ju ka, et mis sul nüüd plaanis on või kas tuleb midagi või millega sa töötad praegu kõige pinksamini, mis su päevi... ütleme nii, et äsja möödus mul ettekanne Eesti 18. sajandi põlledest. Selle tarvis ma lugesin tõesti saksakeelset huupelit ja igasugust muud kraami, aga täna me töötame siin ikkagi selle nimel, et tuleks Eestis ilmuskudumine number 4 sõrmkindad, et see tuleks välja. Et see tuleb siis selle ilusa valge, punase ja tumesinise raamatu. 4. osa. Seda väga paljud inimesed väga pikka aega juba ootavad. Meil on isegi natuke piinlik, et see pole veel ilmunud, aga küllap ta tuleb. Aga ma arvan, et need, kes seda ootavad, need teavad, et sa töötad sellega ja sa ei tee ju seda ka üksi, eks ole? Ei tee üksinda, jah. Et tegelikult Kristi Õeste seda alustas juba päris jupp aega tagasi, aga nüüd me oleme selle töö ikkagi nagu 8 ära jaganud ja ma ikka loodan, et see jõuab lõpuni. See ei tule mitte õhuke raamat. Et see tuleb jah mingi ligi 400 lehekülge kindlasti. Loodame, et see raamat siis varsti tuleb. Nüüd, kuna me elame ju Türil ja selle ilusa intervjuu lõpetuseks, et kevad tuleb, et mis sa kevadel teed siis, kui sa tööd ei tee? Mis ma kevadel teen? Ärme hakka teisi aastaaegu praegu võtma. Ja ma arvan, et see on nagu peaaegu kõikide Türi inimeste tegevus. Et kui võtta mingi väike, siis ma käin siin akna taga kirsse vaatamas. Aga kui võtta natuke rohkem, siis otse loomulikult hakkan ma taimi kasvatama. Et sul on ikkagi, sa leiad aega ka oma hobide või mingite muude asjadega tegelemiseks. Ma juba praegu mõtlen, et ma pean oma haruldased tomatisordid maha panema kohe ruttu. Mis sordid sul on plaanis panna? Mul on haruldased tomatisordid Olümpiatuli ja Hiiu roheline näiteks, mille seemet ma olen ise kasvatanud siin nüüd. Pärandsordid sellised. See võtab ilusti... Ja poest osta ei saa. See võtab ilusti meie selle intervjuu kokku. Aitäh sulle, Anu, et sa lubasid meid siia oma ilusasse Saara kirjastusse külla ja Türi valla taskuhäälingus kohtume järgmisel korral.